Tervist! Lapsevanema lõpukirjandi kirjutamise idee tuli Tiiu Soomerile. Kuna me kõik oleme nii sarnased, siis kalli kolleegi, sünkroontõlgi, keeletoimetaja Tiiu Soomeri idee tulemusel korraldatud lapsevanemate kooli lõpulaagri tulemusel valminud kirjandid olid erakordselt sarnased. Südamesalu suve tööle saabunud emad-isad kirjutasid olenevalt siis, kas kellelgi lõpetas laps põhikooli, gümnaasiumi või ka kõrgkooli, kirjutasid oma kogemustest, läbielamistest. Ühe isa kirjandis oli tekst, refereerin, ei tsiteeri: mõni päev ma tahaksin olla surnud, et sa, nolk, seisaksid mu kirstu kõrval ja saaksid aru, mida sa oled teinud. Ka mitme ema tekstis heiastus terendas sama mõte: vot suren ära, siis sa alles kahetsed. See on nii inimlik, nii tuttavlik. Ja ma kirjutasin oma kirjandi ka. Sinuga koos paneme kirjavahemärgid, kokkulahkud ja sina kirjutad kas oma vanematele, kui sa juhtud olema laps, lastele või 18-aastasele iseendale. Vanematele kirjutamise variandi puhul saad sa rääkida oma tunnetest seoses suureks saamisega. Pealkirja lõpus punkti ei ole ja kui me ei kirjuta pealkirjas kokku sõna lõpukirjand, kirjandiliik kaarekesega, on tulemus päris creepy, rets, karm. Lapsevanema üks sõna, lõpukirjand. Ei ole see asi nii hull, seda enam, et ega me suureks ei saa ka. Ärge lootkegi. Olen tänulik paaripäevasele üks sõna vanakooli kokku, endisaegse vanakooli nohule, et ta tuli ja näitas, kuidas asjad päriselt on. Kui külmetuse pärast tekiks nohu, siis oleks külmetusel nohu. Loomrahvaid, rahvaste liik, üks sõna, austav ja armastav inimene saab nohu kurbusest, mille põhjustab ühtaegu üks sõna, lapselik trots ja samas lõpuni põdemise lein. Lõpuni põdemise võid kirjutada nii kokku kui lahku. Sellepärast üks sõna, liitsõnad poolitatakse ainult kahe sõna vahelt ja poolitusmärk on rea lõpus. Sellepärast, et ma ei saa õpetajana töötades endale lehmapidamist
võib-olla nii kokku kui lahku lubada. Sellega lõpeb sissejuhatus. Lugeja tähelepanu tõmbamiseks lõpeb ta üllatusega, mis lehm. Palju tähtsamaid asju on. Ei ole. Kui sa väga tahaksid lehma, siis see sümboliseerib tervet kombinatsiooni mittesaamistest. Järgmine lause, millega algab teemaarendus, on otsekõne ja jutumärgid rea alguses algavad alt. Veel rohkem sõnikut, no ei. Nagunii on meil üks sõna, jutumärgid kinni, sähvavad võsutarid. Tegin naissoo, võsud, võsukesed, võsutarid. Meil naissoo lõpp saab olla ka janna, aga siia seda panna ei saa. Jutumärgid algavad alt. Sa ei oska ju käituda. Iga sinuga suhtlemise järel tuleb pasarahe, üks sõna. 3 punkti. Jutumärgid kinni ja pasarahe loomulikult on üks sõna, raheliik, väljend. Meil on igal hetkel võimalik valida, milline risttee kokku, missugune kokku, mõlemad S-id jäävad alles, paralleel, maailm, kõik 3 sõna kaarekestega kokku, paralleel, 2 L-i, hetkel aktiveerida. Looma inimene, üks sõna, sõnameister, üks sõna, laulja, tantsija, maalikunstnik kokku, et kunstnik ei kuuluks maalile, vaid oleks see, kes maale teeb. Ehitav looja või ema, sõber ja naine. Otsekui üks sõna ettevalmistuseks, üks sõna südamesalu suvistele loovus, loodus, rehabilitatsiooni laagritele tõi sõber nohu. Kirjutasin täitsa suure tähega. Praegu on köha ka suure tähega. Köha tuleb siis, kui asjad on välja köhimata, ütlemata, ära rääkimata. Sõber nohu tõi luubi alla fakti, et loomkatsed, üks sõna ise endaga kokku, lõpevad ära, üks B. Loomade lähedus ei tähenda nende orjamist, emadus ei tähenda laste rikki hellitamist, üks sõna, hellitamise tase. Kuninga kogemiseks oma elus ei pea mõnd järjekordset, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, kasutamata aga see eest. Üks sõna keskel ongi 4 e-d. See eest üleni rikutud potentsiaali püüdma. Kunniks armastada, dresseerida, ülendada. Ei ole vaja. Korraga ja kordamööda üks sõna, ülemäära kokku, mitme rolli mängimine tingib
Soome vaimukate väljendatud soorituse multitasking. Sa võid panna ta jutumärkidesse, aga ei pea, sest multitasking on multitasking. Pasarahe sugulane. Üle vajutatud üks sõna, rollipüüdlikkus kokku ja 2 K-ga. Püüdlikkus, milles? Püüdlikkus, mis tekitab hellitatud laste, potitatud meeste ja emmetud koduloomade üks sõna loomaliik. Muidu on emmetud kodu. Koduloomade vastastikuse armu kadeda üks sõna, konkureerimise. Seejuures kokku pole mahti märgata, kui väga üks sõna laps hoopis teiste asjade pärast muretseb. Subjektiivsete erapoolikute hindajate teenena ähmitseb pärast esimest pettumust ka teised lõpueksamid. Üks sõna puu taha nii , et väljub raamidest, ette antud raamidest, ette antud üks sõna. Mul on ta siin veel koos. Ma lahutan selle sõna 2, et oleks järgmised kokkulahkud täiuslikud. Ette antud missugustest üks sõna kastidest. Suurelt väljendudes maatriksist ega pääse ainumõeldavana üks sõna tundunud gümnasse, edumudelisse, kuldsesse puuri sisse. Järgmine lõike me ei aja liiga pikaks, uus lõik. Seejuures üks sõna jääb pärijanna, võib-olla ka pärijatar. Pärijanna siiski sõbrataride mustrisse, selgitame, mis muster on see. Tal on olemas olemiseks üks sõna vaja neid samu kokku reise, breketeid, kontserte, mida võimaldavad sõpsidele nende isad või ema ja isa koostöös üks sõna. Supermama, mama tase tiitel, üks sõna. Supermama maksab kõik kinni ära välja. Meil on abisõnadega võimalik moodustada väljendid kinni maksma, ära maksma, välja maksma. Et üksik ema, üks sõna. See oli pärast uusaasta kõnet eestlaste seas päris valus teema. Nii paljud meist on üksik emade kasvatatud, ka siis, kui formaalselt on olemas justkui abielu, ikka kasvatavad väga sageli emad lapsi üksinda. President Alar Karis on üksik ema poeg. Mingil moel paari sõna kobatamisega viltu tekkis tema uusaasta kõnes üksik emasid riivav alatoon. Ma ei usu, et president seda soovis. Meie üksik emadel lapsed teame, mida see tähendab. Ja eriti hiilib üksik emadus
on ametlike abielude varjus. Fassaad, kõik on nii nagu peab. Üksik ema, silmateral üks sõna. Oleks olemas kõik koma, mis laseb kuuluda. Kas või üks sõna. Lõhki laenab end emake, hellake. Uus lõik. Paaripäevane kokku, rivist väljas olemine näitas, koma, kuidas asjad on, koma, kui ei ole. Emast pikem sidekriips, targem sidekriips, tugevam. Need sidekriipsuga tehtud sõnarongid on toredad. Laps läheb siis sinna koma, kus on lõbus. Vähese raha ja rohke nohuga ema ei ole huvitav. Igaks õhtuks ja ööks mõne sõbra juurde minna on toredam. Teate ju neid 12 kuni 18 aastaseid lapsi küll. Mis võlu on selles öösiti ära olemises, ma ei tea. Mõni aasta hiljem koorub sellest samast ära ööbijast see, kes igal juhul tuleb ööseks oma koju. Natuke hiljem ta ei lähe kodust ära ka. Lapsele ei tule hetkekski mõtet, koma, et ema võib ehk majapidamise, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, ja hoolealustega üks sõna, hädas olla, koma, sest tema on oma lapsepõlvest üks sõna välja, koma, õhku astumise. Jätame pigem lahku. Kokku võib ka kirjutada, aga lapsepõlvest välja õhku astumise. Lahus on jõulisem. Jääb nii. Pärast mures. Ta tuleb tagasi siis, koma, kui ema on taas terve ja taltsas. Koma, kodu ja koda, koma, tall ja trimmerirada, üks sõna. On see sport, trimmerdamine. Kontrolli all, siis võib taas endale rajatud üks sõna, missuguses toas, koma, voodis ja filmides elada. Noored nimetavad seda elulaadi bedrottimiseks. Ehk siis ka külalisi võetakse vastu oma voodis. Kõigil telefon käes. Tead küll. Pesud lähevad ise kappi, koma, tolmuimeja, üks sõna, kodumassin. Tegutseb iseväel, ise tehtud sõna, iseväel, üks sõna, koma, temale soetatud kasside liiv vahetub ning jumaldatud lapse jaoks kasvatatud noor hobune on võluväel, üks sõna, hooldatud. Retooriline küsimus, laps ära kuulatud ka? Ära kuulatud võib olla nii koos kui lahus. Millal, koma, lubage küsida. Siin kohal üks sõna ongi piir, koma, mis meenutab, koma, mida sõnastas Antoine de Saint-Exupéry. Kolon, jutumärgid algavad alt. Sa vastutad selle eest, koma, kelle oled taltsutanud. Kuuletumist ja usaldust osta ei saa.
selle kingib pühendatud aeg. Jutumärgid kinni. Merci, Antoine. Uus lõik, pärast jutumärke nagunii lõik jätkuda ei saaks. Kehtib nii teismelise lapse kui murdeeas üks sõna hobuse kohta. Käsitsemata probleeme käsitletakse, nähtusi käsitatakse, hobuseid, tööriistu käsitsetakse. Noor hobuse üks sõna, sälg. Susse, seppa, ära, tapmata. Pigem kokku, poolitusmärk rea lõpus. Seppa ära tapmata värkida ei saa. Noh, koma ja edasi. See on erandlik juhtum, mil ja ees on koma. Ema jätkab võimeka ratsa hobuse üks sõna, hobuse tüüp. Hinte kaarte sõnniku, ussirohu üks sõna, rallit. Ilma tegelemise ja väljundita koma, sest laps rõõmustas pisarateni koma, kui talle varss kingiti, mõttekriips. Nii või tehtud. Ei ole nii. Uued pisarate põhjused, nii heas kui halvas, rulluvad üha peale. Pisarate põhjused saab olla koos või lahus. Tere tulemast tegelikku 2 maailma. Mõttekriips. Teda ennast tsiteerides koolon. Jutumärgid algavad alt. Siit lugu, koma, lilleke, jutumärgid kinni. Hobune väärib tegelemist ja eelduste väljatoomist. Väljatoomine võib olla nii koos kui lahus. Eelduste väljatoomist, eelduste väljatoomist. Ahah. Laps ka, kuni ema korvab kasuisa üks sõna, külvatud kaost ja kahjuisana üks sõna, ise tegin selle sõna, elu õpetas. Kogu pere ja kodu kõigi õiguste ja hüvede enesele ahnitsemist, koma. O-klassikat, korduvaid mustreid, seal peres, selles majas, tolles tares. Me oleme nii sarnased. Tegelikult teismelisele karuteene, teeneliik, üks sõna. Osutamist ning emotsionaalset näljutamist. Samal ajal koma, kui sõbrad on harjunud koduste tormide eest meie väiksesse helgesse paigas vaibidega koju varjuma, ei ole komasid. Me kirjeldame kodu erinevatest vaatenurkadest ja komasid vaja ei ole. Varjuma koma. Kõik see loetelu oli põimlause kiil ja nüüd on koma. Süüdistab printsess ema oma esimese trimestri halbades hinnetes. Meil on ju ometi aina rahu ja koolid, koma, puhtus ja heinad, koma, loomine ja sõnnik, koma, ehitamine ja veel kord koolid. Veel kord, pigem üks sõna. Zuts. On aeg. Koguja raamat. Me ei pane piiblit, Uut Testamenti, Vana Testamenti ja enamasti ka mitte pühakirja osi jutumärkidesse. Jääb nii. Koguja raamat jutlustab
ja me paneme kooloni. Kas me paneme jutumärgid ka? Ei pane. Las jääb. Koguja raamat jutlustab, koolon, aeg antud, kive koguda, koma, aeg antud. Nüüd tuleb maatriksist väljuda ja akadeemilise gümnaasiumi asemel ametikooli, üks sõna, minna. Tänaseks edumudelile ustavate vanemate rõõmuks on ametikoolide nimetus kõikjal Eestis kolledž või niinimetatud lühendid ilma punktita õhtukasse ehk täiskasvanute gümnaasiumisse. Et saaks tööl käia ilma jotita, tööl käia. Tööinimene on jotiga, tegija. Tööl käia ilma jotuta ning oma hinnalisi vajadusi ise teenindada. Meil pole õigete jalasidekriips ja ihuvarjude kokku poolitusmärk rea lõpus, jalavarjude ja ihuvarjude nimel tõesti tarvis veel mõnd järgmist üksildast lootusetut kommionu, üks sõna, sugar daddy. Ammugi mitte järgmist võõras isa, üks sõna välja kannatada. Suur inimene teenib ise oma hüved. Ema tagab oma õpetaja, ei mitte oma õpetaja, vaid õpetaja palgaga. Loomulikult õpetaja palk, üks sõna, oma õpetaja palgaga. Kodu, toidu, elektri ja kütuse, prügivedu, automaks, kindlustused, internet, telefonid, märad, see on naissoost tüdruk, hobune, ostavad tellitud varssade sünnitamisega järgmise talve sööda. Seda niisama ei sööda. Ma vastasin jälle ühe mitmetähendusliku sõna. Mitmetähenduslikud sõnad, minu arm. Asi oli siin vältes, eks. Lõpukirjand üks sõna, lapsevanemale kokku, lõppegu nõuete kohase üks sõna, kokkuvõttega kokku. Pärast sissejuhatust üks sõna ning teemaarendust üks sõna tsitaatidega ja näidetega elust. Väike spikker sulle ka, kuidas oma teksti kirjutada. Nohu õpetas keskmesse tulema, oma laiali lubatud üks sõna, hingeosi kokku, tagasi kutsuma ja usaldamist usaldama. Truudus iseendale kokku ning minust sõltujatele käsib talviti teenida koolides ning suviti pidada südamekooli. Kui ettevalmistava üks sõna, Steiner holistilise kogukonnakooli, kogukonnakool, kõik kolm sõna koos, ettevalmistust, üks sõna. Igal aastal üks sidekriips, paar raamatut autasuna usaldavad ruuduse eest. Kui sa oled kirjanik, siis sa tahad kirjutada ja kirjutamine on sulle kingitus, autasu.
Ja järg on meil siis nüüd kus? Truuduse eest ning Steiner holistiline südamekool. Esialgu üks sõna, suvelaagritena üks sõna, laagrite liik. Tallis 2 rännutavat hobust, 3 on. Ning klassitoas 1 sõna, 3 kassi ja koer nimega delfiin. Oleme õigel ajal õiges kohas, õigete kaaslastega tegemas õigeid asju, kõigi osapoolte üks sõna, kõrgeimaks hüvanguks. Selle lause eest tänan sind, Gret Rosin-Pindmaa. See on üks paremaid lauseid üldse. Ilma koomadeta, muide. Ennäe, koma, mida kõike üks vana hea nohu õpetas. Aga see on täiesti pandav tekst, eeskujuks seatav, Ole kallis, kirjuta nüüd kas oma vanematele, lastele või 18-aastasele iseendale. Iga lapse täiskasvanuks saamine on erinev, 5 korda kogetud.